pannkoogid on nüüd küll selline hommikusöök, mis meeldib tervele perele, nii nendele kõige suurematele kui ka väiksematele. Ja eks ma ise olen ka ikkagi omajagu just neid nisujahuvabasid pannkoogi retsepte proovinud, aga kõige rohkem ongi mulle meeldinud pannkoogi tatrajahust, nimelt siis toortatrajahust. Esiteks on tatrajahu meie enda kodumaine supertoit, teiseks on tatrajahu palju soodsam kui mandli või kookosjahu ja kolmandaks püsivad need pannkoogid palju paremini koos ka. Ja selles retseptis kasutan ma banaani, sest banaan annab pannkookidele sellise mõnusa magususe ja kreemisuse, ilma et sa peaksid kasutama piima või suhkrut. Lihtsalt litsu banaan kahvliga puruks. Nüüd lisa banaanile 2 muna. Ja sega. Ja siis toortatrajahu, umbes selline 100 grammi. Sega siia hulka. Toortatrajahu on kusjuures väga hea B-vitamiini allikas. Ja üleüldiselt, kui sa veel ei ole toortatrajahu ja üldse toortatart enda menüüsse võtnud, siis tee seda kindlasti. Ja minu arust kõikide pannkookidega sobib kaneel. Nii et lisan kaneeli ka siia. Ja kui on natukene magusama isu, siis lisa pannkoogide ainele kas siis näiteks sulatatud mett või agavesiirupit. Selline 1 supilusika täis. Sega jälle kokku. Ja kui kõik on kokku segatud, siis polegi midagi muud kui asuda küpsetama. Ja kui pannkoogid küpsetatud, siis samuti võid sa siia lisada tõepoolest kõike, mida sinu hing ihaldab. Minu hing ihaldas täna siia lisada natukene banaani, siis sulatatud marju ja muidugi ka natuke värskeid marju. Ja siis lõpetuseks võid veidi peale niristada mett või agavesiirupit. Igatahes näeb väga isuäratav välja, nii et head isu. Tatra pannkookidel on selline mõnus pähkline maitse.